Tervist! Täna tutvustaks teile Mirror Modelsi poolt toodetud 1.35 mõõtkavas Vene suurtükivedukit, siis traktorit T20 komsomolets varajane versioon. Antud karbi sisu peaks siis võimaldama kokku panna nii 37. kui 38. aasta modifikatsiooni ja kuna tegemist on eriseeria karbiga, siis on siin lisaks vedukile veel kaasas ka üheteleline kütuse haagis. Nii, karbi sisu. Kõigepealt siis kokkupaneku juhend, mis on siis trükitud 5 A4 formaadis lehele. Kahepoolne trükk muidugi. Siin nagu otseselt tutvustada pole midagi. Ära on toodud ilusti erinevate modifikatsioonide koostamisjuhendid, nii 38. aasta tagumik kui 37. aasta. Ka 38. aasta kuulipildujapesa, siinpool siis 37. aasta oma. Tule korpuse soovitused, esiratas, tugirataste koostamine, lintide kokkupanek. Siin on siis ilusti märgitud ära, et 78 lüli on kummalegi poole, kuid kuna aastatel traktoritel oli probleeme lintide peal püsimisega, siis vahetevahel võeti ka lüli vähemaks, et võib ka 77 lüli panna. Ja värviskeem. Enamasti siis Vene roheline, ehk siis 4PO, välja arvatud muidugi siis Soome versioon, mis oli siis värvitud tumeroheliseks kombineerituna heleroheliste laikudega. Veebise versioone pakuvad siin 37. aasta Saksa teenistuses olnud, 38. aasta Saksa teenistuses olnud, Soome teenistuses ja ka Vene armee teenistuses olnud masina värviskeemi ja tutvustust. Järgmiseks on siin ühetelelise kütusehaagise kokkupaneku juhend. See on lihtne, üheleheline, mõlema lehekülje peal. Lihtne ja loogiline kokkupanek. Ja samuti värviskeem, kus soovitakse teha siis jällegi Vene roheliseks üleni, välja arvatud rehvid muidugi. Väike leheke veel lintide kokkupaneku koha pealt, et 10 lüli oleks kindlasti 24,9 mm ja et ei oleks siis lülidel vahesid sees. Eks alusvanni kokkupanek ja tulede värvimisõpetus. Restid ise. On küll väga imeliku suurde krippkotti pandud. Kokku peaks siis olema siin karbis 450 detaili. Ja hunnikutes reste. Nüüd siin põhikott on siis 3 resti
mis on küll omavahel lihtsalt lahti lõigatud, üsna jumal kombel, mis peaks siis olema vist sedasi omavahel koos, aga ruumi kokkuhoiu mõttes on nad siis lahti lõigatud. Detailsuse koha pealt, no jah, ei ole väga viga, põhi on korralik. Ülevalusid väga näha ei ole, kergelt on näha valutriipe, kuid ehk ei jää need värvimisel välja paistma. Raamide nihkumist näha ei ole. Siin oli siis põhiraami osa, alusvann ja küljed, samuti kabiini osa. Siin tulevad siis polilauad, pisut mootori detaile, muid pisidetaile juures. Siin siis kuulipildajad, mis siis erinevate modifikatsioonidega saab siis koostada. Mootor ise. Siis selles kotis. Kütuseveoki kotike. Ka jällegi krippkotti pandud. No kuna kütusehaagisel ei ole erilist detailsust vajagi, see on küllaltki lihtsa ehitusega tehtud. Siin siis kütuseveoki rattad koos vedrulehtede ja muude väikedetailidega. Siin on siis teine, põhimõtteliselt täpselt sama. Topeltraam. Nii, siis on ei ole isegi mitte kotti pandud, lihtsalt kott nagu ümber mässitud. Siit tulevad siis tugirattad. Nii. Selline on siis, fokusseeriks ära ka, et siis niimoodi. No, tuli. Neid on siis 2 raami. Mõlemad sellised ühesugused. Isegi 3. Isegi 3. Ja isegi 4. 4. Ja siit tulevad siis nüüd lindid ise. Õigemini küll lindilülid. Ka valu on puhas. Ei ole midagi öelda. Kas ta siin ära fokusseerib? Jah, isegi annab siin vaadata täitsa. Et siuke enam nii. Kuna tegemist on madalsurve valuga,
siis on kohati probleemiks ikkagi detailsus ise. Et kui siin on näha isegi vedrulehtede jooni, siis samas rehvi muster on küll väga nadi. Rehvi mustrit on näha ainult siin mingil määral siin külje pealt kergelt. Ja see on ka keskratas, et see on kogu rehvi keskpasa. Siin on ainukesena natukene mustrit. Samas kus meil on need teised vedrulehed. Samas siin ei ole juttugi vedrulehtede vahest. No fokusseerin ära ka nüüd. Nii. Siin ei ole mitte juttugi, et oleks kuskil vedrulehe joont. Et natuke tuleb ikka omal käsi külge panna. Nüüd samas täitsa asjalik komplekt. Tööd küll natukene on. Võib-olla kohati ka mõnda asja välja vahetada. Et selles suhtes peaks nagu saama täitsa asjaliku masina. Veel ka dekaalidest. Dekaalid on üldiselt päris head. Nii, nüüd fookusesse ka läheks. Nii. Dekaalid on küllalt õhukese lehe peal, küllalt õhukese katte peal. Et see peaksid olema päris head. Eks muidugi töö käigus ole näha, mis ta endast kujutab. Aga peaks vist päris asjalikku saama. Sellega oleks siis kõik hetkel. Vaatame, mis meil siis järgmiseks korraks töölauale panna on.